Ja kätte on jõudnud 3. päev. Oleme jätkuvalt siin Arjeploogi kandis metsas. No, ma tahan ütlema metsas tegelikult, see on lihtsalt selline tundra, tühermaa, mägine piirkond. Telgis magada oli suht rõve, telgis oli jumala külm. Enne kõike seetõttu ka muidugi, et enda riietuse valik oli ikkagi olnud kahtlane. Ja et mul on see kilejakk, siin all on õhukene spordisärk veel ja selle all on veel lühikeste võrkatega spordisärk. Ja see on kõik. Ma ei tea miks, aga mul ei ole rohkem asju kaasas. Ma ei taibanud kuidagi nagu viimasel hetkel mingit dressikaid asju võtta. Et järgmine kord teada, et kui tulla kuskile mägisemale alale, mingi vahetusriided kindlasti veel kaasa, mis on pikkade võrkatega ja üks on natukenegi soojemad. Lõpuks jõudsime teisel katsel kõigest olulimata või raskuste tõotatud mäele. Õigemini me oleme hetkel mäe jalamil. Edasi on vaja veel minna kuidagi siit mäest üles ja see ei ole just kõige laugem. Veits on vaja ikka tööd teha ja pulss üles saada. Jõudsime ihaldatud mäe tippu, aga siin on nii tuuline, et pidime madalale võtma, et saaks üldse olla ja natuke rääkida. Mitte see väga veel aitaks. Vaade siit on suurepärane. Näha on kõiki mägesid ümber ringi, võib olla isegi Norrat ja kindlasti lumiseid mäetippe. Et väga lahe, ma arvan, et tasus ära see siia tulek. Oleks veel selline hea päiksetõusu lujeng ka, siis oleks täitsa timm. Aga praegu on päris mõnus. Nüüdseks oleme siis jõudnud tõenäoliselt selle reisi kõige kõrgemasse punkti, kui just Norra ei üllata veesurmade kõrgustega. Oleme siin Laagrivetsi kõrval asuva mäe tipus, seda koha nime kahjuks ei tea, aga pilte, videosid on siin ilmselt näha juba olnud. Ja tulime siia üles, ma olen praegu tuule alusel nõlval, sest see tuulepoolne külg on ikka jõhkralt tuuline. Ma korraks mõtlesin, et võib-olla drooniga lennata, aga vaadates, kui tuuline on, siis ma ei hakka vist seda tegema. Vaatajad siin on vägevad, kuigi no ütleme, siin pool ei ole väga neid asju, mida vaadata, aga üldiselt nagu kõrgel olla on lahe. Ja kui ilma on ja jaksu on, siis ma ilmselt üritan ka näiteks päiksetõusu ajaks tulla siia üles ja tagasi ja jäädvustada üht koma teist.
õhtu ja ma olen tulnud siia mäe otsa. Ma lootsin päikeseloojangut pildistada. Päike peaks umbes loojuma sinnapoole, aga nagu pildilgi ilmselt näete, päikeseloojangut ei ole ja ilmselt ka ei tule. Hommikust koos kell 2 hommikul Rootsi aja järgi ja olen tagasi mäe peal, liigume ülesse. Tundub, et mingeid värve on loota ja ma loodan, et see ava on palju suurem kui siuke väike pikki seal. Ja eks näeb siis, kas tuleb pilt või mitte. Väga raske oli välja saada. Külm oli nii külm, et ma ei suutnud magada üldse. Õnneks enam õigel ajal ärkasin üles, aga jah, jõhkralt lõdisesin. Nagu me näost näha võib, siis päris külm on. Kuigi ma ei tea ausalt öeldes, kumb on hullem, kas olla siin väljas, mäe otsas, tuule käes või seal orus telgis magamiskoti sees, kus mulle tundub, et on veel külmem. Olen nüüd päikese tõusu ära näinud, et tegelikult siin kuskil päikest natuke näha. Tegelikult ei ole, nagu siin põhimõtteliselt, kus niimoodi vaadata, seal siuke riba oli enam-vähem. Kuskil, ütleme, seal on just mingi valgus. Aga reaalsuses pildi on ikkagi nii palju, et midagi ei ole väga näha väljaspool seda. Aga jah, ilus on siin, aga oleks olnud palju ilusam, kui oleks olnud rohkem värve natukene ka. Aga väga tore. Igatahes ühel hetkel ma pean nüüd hakkama alla minema oma külma telki veel külmetama, natukene puhkama ennast välja, sest uus päev on käes. Ja hakkabki saama läbi meie pidu siin Arjeploogi looduses. Vaikselt nüüd liigume mööda seda ilusat mäe külge tagasi auto poole. Siis ilmselt kerge väike jõeäärne sutsakas veel, ilmselt püüdles kala püüda. Ja siis üritame jõuda hotelli. Ma seda varem ka maininud juba, aga ei, väga ilus on siin, väga mõnus, raske. Kindlasti tuleb paremini riietuda ja kindlasti tasub investeerida korralikku matkavarustusse, mis iga ilmaga ja iga temperatuuriga aitab ilusti hakkama saada. Ja lõppu sirge paistab. Nüüd veel viimane kilomeeter käia. Õnneks alla mäge. Jõuame autoni. Mäe otsas allutulek pidi kohe siit otse olema alla mäge, aga vahepeal läksime natukene valesti ja siis tuli hakata läbi tehniku liikuma üles ja alla, natuke rohkem üles ka alla. Aga lõpuks ikka jõudsime raja peale tagasi ja nüüd ka autotee peal. Ja saab see etapp sellest reisist läbi. Vaatame, mis edasi tuleb.
Hashtag blessed